me oleme lõpusirgel, meie viimane osa väga hea aasta tegemisest on väga praktiline, lihtne. Ma loodan, et sa oled mingeid osi või kõiki neid samme, soovitusi praktikas enda nahal ära proovinud. Ma loodan, et sul on mingi kirjalik dokument või arvutifail, kus sul on kirjas siis nagu kõik võimalikud tahtmised, nendest tähtsaimad. Need on täpseks keeratud ja sa oled juurde pannud motiivid või põhjused ja olulisematega, mis on suured ja võib-olla hirmutavad, oled sa läbi teinud 7 otsustamise küsimust ja jõudnud mingile kõrgemale, võib-olla piisavalt tugevale pühendumise astmele. Viimane asi on väga praktiline. See on seotud tegevusplaanidega, kalendritega ja oma iganädalaste, igapäevaste tegevustega. Ma ise kasutan 2 erinevat kalendrit. Ma kasutan ühte Exceli faili, kus mul on tehtud aasta kvartalite kaupa nii, et iga üks Exceli ruut või ristkülik on üks päev. Ma näen nii-öelda aastat linnulennult. Ja muide see haakub selle esimese soovitusega nii-öelda planeerida oma aastat suurte tõmmetega. Ja teine loomulikult on Outlooki kalender, kus ma panen endale nädala peale kohtumisi, ülesandeid. Mulle endale meeldib ülesandeid panda ajaliste kohtumistena igasse kindlasse päeva. Ma nii-öelda sellist tavalist ülesannete registrit väga ei pea. Muide 3. dokument on veel, see pole enam nüüd kalendriga seotud, aga see on vaja teha tegevuste loetelu. Kõige tavalisem jällegi kas paberdokument või arvutifail, kus ma igas kuus panen kirja endale, eriti kuu alguses, kõik selle kuu fookustega ja kohustuste ja plaanidega seotud tegevused. Ja kõige lihtsamal kombel liikudes läbi kuu tõmban neid maha ning täiendan ja täiustan seda. Kui nüüd vaadata kokku, missugused on tööriistad, mida ma ise kasutan, mille kasutamist ma sulle ka soovitan lähtuvalt läbi kõigi nende videote, mis on seotud väga hea aasta loomisega, eks ole, siis nendest dokumentideks on, eks ole. Üks on nii-öelda aasta, alanud aasta, lõppenud aasta, kokkuvõtte, nii-öelda päeviku pidamise fail. Kas see võib olla lühike, pikk, see on su enda teha, eks ole. Teine on aasta võimalike eesmärkide fail, millest tuleb omakorda siis selle nii-öelda alguses välja kõige tähtsamad eesmärgid. See on teine. 3. on aasta suurkalender, kus on siis kõik kuud, päevad, kvartalid, nädalad nagu ilusasti linnulennul näha. Ja 4. on Outlooki kalender, minul on Outlook, võib-olla sul on mingi muu programm, kus sa näed siis iga nädalat, iga päeva, iga tundi, kus on võimalik siis omale tähtsaid tegevusi, kohtumisi, ülesanded planeerida ja loomulikult ka ellu viia. Ja viimane dokument oleks siis lihtne vaja teha to-do ülesannete loetelu. Kui sa nende dokumentidega päevast päeva, nädalast nädalasse mõistlikult töötad, niimoodi, et sa kusjuures ei lase ennast nagu lämmatada ega ahistada, vaid tõesti nad on sinu teenistuses, siis ma luban sulle, et väga suur osa sinu plaanidest ja tahtmistest saab ellu viidud. Eriti kui sa oled ka ära otsustanud, mis on tähtsaim. Sa märkad progressi, sa märkad nädalast nädalasse, kuust kuusse, kui hästi sul läheb. Sul on võimalik enda plaane ise paindlikult muuta. Ja kui sa kõik need sammud ära teed, ma garanteerin sulle, sul ei saa tulla kehv või keskpärane aasta. See aasta võib-olla sisaldab mingeid ootamatusi, võib-olla mingeid kaotusi, mida sa loomulikult ei ootanud ega ei tellinud. Aga sinna kõrvale tuleb palju võite, palju tegusid, palju arenguid, palju positiivseid kogemusi ning kokkuvõttes nii palju, kui sinust sõltub, eks ole, siis nii-öelda enda elu rattarooli või enda elu seda veduri või autorooli käes hoides on võimalik sul ikkagi kujundada ja ellu viia just sellist aastat, mille kohta sa aasta lõpus tagasi vaates ütled rahuliku muhelusega või võib-olla kuskilt suure künka otsast hõiskad, see oli väga hea aasta. Võib-olla elus parim aasta seni üldse. Ma soovin sulle väga head aastat ja tegelikult soovin sulle väga head aastate pärlikeed, millest koosneb su elu. Kohtumiseni.